Tere, armas eesti keele rahvas. Armas eesti rahvas, nagu te näete, koroona on võidetud. Me oleme pannud puu istutamise jälle kevadesse. Koroona tähendas seda, et sügisel tulid kohale kõik inimesed, ei näinud, tammede lehed olid ees, mis siin üldse toimub, aga nüüd valgust, õhku ja inimesi. Nüüd on saabunud siia ilusasse keeletammikusse, et see tammik saaks jälle täiendust ühe tamme võrra. Aga ennem, kui me istutamise, kastmise ja müstiliste lauludega pihta hakkame, kutsume siia Kiltsi kooli õpilased, kes saavad kohe oma närvist jagu ja esitavad meile ühe luulepõimiku Hando Runneli luulest. Palun! Mõnikord ma mõtlen, et kõik on mängult, maailm ja kõik, mida sa näed. Maailm on päris, aga päris on mängult. Mängult päris ongi see kõik, mida sa näed. Mõtelda on mõnus, kirjutada on raskem. Ärgem selle pärast, päed veel norgu laskem. Muuda ennast, muutub maailm. Mitte palju küll, kuid siiski sinu enda jagu. Kõnelda on kergem, kirjutada raskem. Ärgem selle pärast, päed veel norgu laskem. Kui on miljon suutjat, muutjat, lahkulööjat näiteks, nähtavaks saab kohe üpris võimas vagu. Kirjutada kergem, rehkendada raskem. Ärgem selle pärast, päed veel norgu laskem. Jää siis endaks, jälle muutub miski. Muutuv maailm paigale jääb, sinu jagu. Ilus. Ilus. Ilus on maa. Ilus on maa, mida armastan. Ja ilus on see maa, mida me kõik armastame. Aga hetkel annan sõna tervituseks haridus- ja teadusministrile Kristina Kallasele, kes tuleb ja astub kohe siia mikrofoni ette. Austatud laureaat, lugupeetud Väike-Maarja vallavalitsus, head külalised, kooliõpilased, vallaelanikud. Nagu te enamik tõenäoliselt väga hästi teate, siis sündis Wiedemanni keeleauhinna mõte just siin Väike-Maarja keskkooli õpetaja Irma Silla ja tema abikaasa Jüri Silla kodus 1988. aastal ning nende eestvedamisel seda auhinda aastaid ka välja anti. Wiedemanni auhinna väljaandmist on juba pikki aastaid toetanud ka Väike-Maarja vallavalitsus, kelle kauaaegne tegevus väärtustab eesti keelt ja selle hoidmist. Kas või see sama keeletammik siin on selle näide ja suur tänu Väike-Maarja vallavalitsusele selle pikaaegse järjekindla töö eest eesti keele väärtusele tähelepanu pööramisel. Nagu on ka teada, pälvis sellel aastal Wiedemanni keeleauhinna luuletaja Hando Runnel. Tema looming on laialdaselt austatud ja armastatud. Tema luuletused ja tekstid on jätnud jälje tervete põlvkondade sõnavarasse ning nende kaudu on tulnud keelde väljendid, mida teavad ilmselt väga paljud eestlased. Näiteks ei saa me läbi Lätita või maa tuleb täista lastega või nutikas. Hando Runnelil on suuri teeneid ka kirjanduselu edendamisel. Tema eestvedamisel on koostatud rahvuslik suursari Eesti mõttelugu, mida on nimetatud ka rahvuslikuks essee-eeposeks ja Eesti vaimuelu entsüklopeediaks. Lubage siin üks vahelepõige, kui ma Hando Runnelile helistasin selleks, et talle teada anda, et on Wiedemanni keeleauhinna pälvinud, siis ta kõigepealt mulle, väga hea, aitäh, aga mis see raha on, mis te kingite? Ja kui ma ütlesin, et see summa on päris märkimisväärne,
siis ta ütles, et väga hea, ja siis ta arvutas kiiresti telefonikõne jooksul välja, mitu Eesti mõtteloo sarjaraamatut saaks ta veel selle auhinnaraha eest ka välja anda. Et see oli väga Hando Runnelik, et tema mõte jooksis väga kiiresti selles suunas, et kui palju eesti keele ja eesti mõtteloo arendamiseks ta saaks veel teha pärast selle auhinna saamist. Aga Runneli looming ei ole üksnes eesti keele sõnavara ja eesti keele väljenduse ja väärtusega seotud, vaid see on seotud ka väga tugevasti Eesti rahvusliku identiteediga ja Eesti ajaloo jutustamisega. On arvatud, et omariikluse taastamise keerulisel ajal aitasid just tema laulud ja ka luuletused hoida seda usku eestluse püsimisse. Hiljem on ta avaldanud mitmetel juhtudel arvamust ka erinevatel ühiskondlikel teemadel, juhtinud tähelepanu nii ühiskondlikele probleemidele ja valukohtadele, kui ka tuletanud meelde, milliseid väärtusi peaksime väärtustama ja hindama, et Eesti rahvuskultuuri hoida. Nii et on suur au, et sellel aastal just nimelt Hando Runnelile ka see Wiedemanni keeleauhind läks. Me väärame talle selle auhinna järjepideva ning mõjuka panuse eest eesti keele, kirjanduse ja kultuuri rikastamisesse ja kindlustamisesse luuletaja ja kirjanduselu korraldajana, aga Eesti mõtteloo arendajana. Nii et palju õnne veel kord ja tähistame täna siis eesti keele puhul seda tähtsat sündmust. Aitäh teile ja head Wiedemanni keelepäeva! Aitäh, proua minister, nende ilusad sõnade eest, aga tõesti, maa tuleb täita lastega. Indrek tahab veel öelda. Ja kõigepealt ka minu poolt tere tulemast kõigile ja kuna minister tõenäoliselt ei jõua meile pärast saali, aga väga tore, et ta on siin ja koos ATM-iga oleme seda ilusat keelepäeva koos vedanud. Nii et Väike Maarjast ka kaasa siis ministrile nendes rasketes läbirääkimisteks Eesti Linnade Valdade Liidu õpetajate ja teiste kohalike omavalitsustega leiba ja ka üks mõnus lõikelaud. Aitäh! Ja tänu ka Emakeele Seltsi poolt. Oi, aitäh tõesti. Suur tänu, issand. Mina kingitusi saan, teie peate kingitusi. Nii tore, et tuli. Nii, aga nüüd on tõesti aeg, kus siis maa tuleb täita lastega, eks siis esimene laps, kelle me siia paneme, on see väike tammepuu. Aga et see laps ka kasvama läheks ja ilusasti suureks sirguks, selleks on vaja ka teatud sõnu. Ikkagi eesti keeles on olemas need müstilised sõnad, mis panevad midagi kasvama, et sõnad tuleks hästi välja, meil on abilised siin. Lastel on sõnad peas. Kellel ka veel sõnad peas on, võivad kaasa need ümiseda või laulda. Nii et palungi siia seda tamme istutama, kahjuks mitte Hando Runneli, sellepärast et ealised iseärasused ei lasknud tal täna tulla, aga Katri Ligi, siis Hando Runneli abikaasa, palun. Siis samamoodi proua minister ja härra vallavanem, et tulge appi tamme istutama. Leidsin oksa tammikusta, tare ette istutasin. Paistas vihmakastis, väike paistas vihmakastis. Kasva tammekene. Puke, sirge, hiie puke. Rahvad, kirgi rõõmuks Eesti rahvad. Koosu rõõmuks eesti keele, koosu rõõmuks eesti keele. Tammekene, kui on tugev tammekene. Väge, ei siis karda vaenuväge. Vaimu, jääb siis kestma meie vaimu. Rahvas seisab kaljuna me rahvas. Tammename tare, tammename kodutare. Kasva
kasva tammekene. Puke, sirgu, sirge, hiiepuke. Kusta leidsin oksa tammikusta. Taare ette istutasin, taare ette istutasin. Päike paitas vihmakastis, päike paitas vihmakastis. Kene, kasva, kasva tammekene. Puke, sirgu, sirge, hiiepuke. Rahva, kerki rõõmuks Eesti rahva. Koosu rõõmuks eesti keele, koosu rõõmuks eesti keele. Tugev tammekene, kui on tugev tammekene. Väge, ei siis karda vaenuväge. Vaimu, jääb siis kestma meie vaimu. Tamm kasvab.